Paide ralli peakorraldaja Alari Lunts, praegu on vist see hetk juba, kus hakkab külastajatel segi minema, mitmes kord on? No mina tean väga täpselt, 4. kord on meil teha. Et kui me olime eelmine aasta 3 korda ära teinud, siis korraks juba tahtsime püssi põõsasse lisata, aga õnneks tehti meile selgeks, et Paide rallit on Järvamaale väga vaja ja siis tuleb jälle teha. Ega see püss põõsale väga lähedal ei olnud, tegelikult inimestel on ka selline kehakeel ja näoilmed ja mina tookord lugesin välja, et ta vist sinna põõsani ei jõua. Noh, ega selge see, et see töömaht on ikkagi nagu üli suur ja sükest head suve tahaks isegi, et pole seda ammu kogenud. Mis hoiab seda töömahtu talumas? No hea meeskond, ma arvan, et meil on ikkagi nagu super meeskond, mida ma arvan, et väga paljude rallikorrad ei ole, et meil on kõik, justkui on kõik ülesanded jagatud ja kõik teavad, mida nad teevad ja eks vahepeal on intriige ka, aga saab kiiresti lahendatud. Muusikamanageride hulgas on kõige kõvemad tegijad reeglina need, kes olid nagu päris head muusikad, aga ei olnud nii head, kui tahtsid olla. Kas sul on ka mingi selline tunne, et tegelikult oleks tahtnud olla ühel hetkel see, kellele teised rallid korraldavad? No, tegelikult nii ongi, et ma just ise mõtlen ka, et selle käesoleval aasta näiteks ravakatsega me oleme nii palju vaeva näinud, me oleme sinna ehitanud 2 kilomeetrit uut lõiku ja ise sealt ohutult vaeva näinud toetajate ja enda ettevõtte abiga, nii et ütleme nii, et see aasta on küll see, et ravakatset tahaks hullult ise sõita, aga no ei saa. Kõige tähtsam on muidugi anda nüüd pealtvaatajatele info kätte, sest Paide ralli on aasta-aastalt olnud ikkagi natukene erinevad rajad, täiesti erinev ülesehitus, on piletid, ei ole piletid ja ma arvan, et siin ma vist pean paluma sul monoloogi teemale, et kui tuled Paide rallile, siis... Ja kui sa tuleb Paide rallile, siis see aasta on kindlasti uudis see, et sa näed crosskartide ralli sprinti, millega siis crosskardi mehed mõni aeg tagasi meie juurde jutule tulid, et kas oleks võimalik Paide linnas teha crosskartide ralli sprinti. Noh, Paides on kõik võimalik. Mis see on, alustame sellest? No crosskardid on sellised väiksed, kerged, paarisajakilosed sõidukid, millel on siis mootorid peal ja mis on pööraselt kiired. Et nad lähevad kuskil seal, ma kujutan ette, natuke üle 2 sekundi 0-100 ja nad on tohutult juhitavad ja hästi agressiivse sõiduga ja käesoleval aastal ongi siis Paides ka crosskartide Eesti meistrivõistlused rallisprindis, et enne linnakatse siis võistlusautosid sõidavad veel crosskardid 4 vooru ja neid on suurusjärgus 40 crosskarti, et Paides see aasta nagu hakkab juhtuma päris korralikult. Kas nad sõidavad ikkagi linnakatse rada põhimõtteliselt? Nad sõidavad linnakatse rada, me tegime selle linnakatse natukene pikemaks selle pärast. See tähendab meile suuremaid kulusid, aga kindlasti maatame ka rohkem. Kellaajad? Crosskardid alustavad 22. augustil siis 15.30 ja sõidavad sujuvalt oma 3 vooru ära. Vahepeal tulevad siis jõuavad võistlusautod kruusakatselt ka linnakatsele, sõidavad võistlusautod linnakatse ära ja pärast seda siis 2 linnakatse vahel teevad crosskardid 4. vooru ka. Nii et kui harilikult on olnud sedasi, käiakse linnakatset vaatamas, pannakse jope selga kõhada, mil vaadatakse ära, minnakse kohe tagasi, siis nüüd tasub ennast Paide linna nagu ankrusse panna, väike lauake toolikene ja päev seal. Tasub lõunas kogunema hakata ja südaööni on vaadata. Mis puudutab nüüd radadele pääsmist ja radadel liikumist, kuidas selle informatsiooniga on ja millised manitsussõnad inimestele siin need proovisõidud, mis said osaks võib-olla üritusega seotud inimestele, on kaasa toonud uusi rallifänne juba täna, kes võib-olla polegi rallil käinud ja tahavad nüüd välja tulla? No, selle mõttes taaskord on see, et kui me eelmine aasta juba selle üleskutse tegime, et Paide ralli on piletivaba, siis ma siiralt loodan, et nii kaua, kui meie punt seda korraldab, siis Paide ralli jääbki piletivabaks. Et meie missioon ongi tuua Järvamaale võimalikult palju pealtvaatajaid, võimalikult palju inimesi. Ja ka see aastad on nii-öelda piletivaba. Küll aga saab siis kodulehel anda omale soovitud panus siis Paide ralli toetuseks. Eelmine aasta seda tehti väga-väga palju ja mis on nagu väga südantsoojendava, sest näha on, et inimestel on Paide ralli päris tähtis. Me oleme jõukas riik ja me võime juba lubada endale ka sellist suhtumist, et inimene saab
meelelahutuse, saab show, saab adrenaliini ja kui meeldis, ole siis aus mees ja mine tee väike. Ja täpselt nii on. Ma tahtsin just Paide ralli, et seda Paide ralli äkki mütsi saaks osta, et minu arust see Hummuse ralli müts, et sa ei ole ju Paide ralli austaja, kui sa omale seda mütsi ei ole toetusega ostnud, et mina tahan seda mütsi osta, et kas ma saan siin eetri vaheldusel nüüd ja kohe ühe mütsi osta? No, ma toon ära sulle. Ja oota, väga ühesõnaga saab, jah. No vaata, et nii, Paavo Raudsepp on see, kes korraldab praegu seda üritust siin koha peal. Oleks ääretult ebaeetiline on ju, et mees räägib, et toetame ja kui ma ei osta seda mütsi, ma ei tea palju küll maksab, aga eks me seda... 50 maksabki. 50 maksabki, siis ma selle mütsi võtame selle ja toetuseks ja ma arvan, et palju ilusam ju. Enne ma olin siin mingisuguse tobeda kiivri ja mingisuguse heatuju mütsiga, aga nüüd Paide ralli müts, nüüd ma olen tiimi liige ju. Siis ma saan nüüd kesklinna sinna pingi peale, saan seda kardivõistlust vaatama minna sinna Paide kesklinna täpselt sinna keskele. Ma sinna lähen, ma panen telgi püsti, ma lähen sinna 21. panen telgi püsti, ega siis välja ei saa ajada ju. Mul jalg ka puus valutab, mõni arst ütles, et sa pead värskes õhus ja vabas looduses hingama ja elama seal seda elu. Ei no 22. põlebki, kõik inimesed on Paidest ka ju teised. Jaa, aga ma panen telgi sinna 21. vaata, siis mind ei saa ära ajada seal. Musad valutavad, ma pean olema vabas looduses. Paavo, mine nüüd rallimeeste juurde, ütle neile ka, et Kiiver on tobe ja vaatame, millisena sa tagasi tuled. Me räägime Alariga vahepeal veel natuke nendest asjadest, mis ralliga seonduvad. Ralli kestab päris hilist õhtutundideni. Kas tuleb külastel natuke vaadata ka seda, et kui ta läheb rallikatseid vaatama, et kuidas ta ennast pargib, kas ta sealt minema saab ja mis kellas kogu see teema ja kuidas seda kõige parem endale selgeks teha, tema liikumist? Selge see, et külastaja peab oma graafiku väga täpselt paika panema, kus ja mida ta külastab. Kõik kiiruskatsete kaardid ja ajakava on juba täna tegelikult Paide ralli kodulehel olemas. Saab juba endale valida koha, kus ta vaadata tahaks, teha oma graafiku ära, et ei oleks kuskile arutut ruttamist ja õnnetusi juhtuks, aga tegelikult meil on formaat on suhteliselt lihtne. Reedel on teoreetiliselt võimalik näha 2 kiiruskatset ja laupäeval siis vastavad kas 3 või 4, et ma arvan, et seal ajagraafik võimaldab näha päris palju. Ja kindlasti on meil Paide ralli kodulehel ka olemas info, kus on kirjeldatud siis kiiruskatsete iseloomustused, nii et sealt saab endale välja. Eesti, no andku nüüd Ott Tänak andeks, aga Eesti ei ole enam ainult Ott Tänaku rallimaa. Eestis on tulemas seda järelkasvu, ma arvan, tõenäoliselt Ott ise ka pigem rõõmustab selle üle, et selja taga on mürinat kuulda. Kes nendest müristajatest, keda võiks nimetada praegusel hetkel tõusnud või tõusvateks tähtedeks, on loota kohata selle ralli? Jaa, selles mõttes meil on väga-väga palju kiireid noori kindlasti stardis. Et eks ma nimesid ei nimeta, aga me ikkagi korraldaja veel loodab, et tuleb veel mõni nimekam nimi. Et ma arvan, et täna on väga asjalik punt juba koos, aga eks korraldaja loodab, et see on mõni niisugune pärl tuleb veel juurde, et oleks ikkagi Paide rallis tõsine võidusus. Kas ralliga kaasneb ka mõni muu selline ettevõtmine, mingi lõpu tähistamine või nii nagu on vahel olnud, et see on küsimus publikust. Juba üks sõitmas käinu küsis, et kas mingi aftekas ka on või? Ütleme nii, et üllatusi veel on tulemas. Et välja ei saa see neigata, aga üllatusi veel on tulemas. Tõenäoliselt saame ka elavat muusikat kuulata poodiumi peal, aga selleks tuleb lihtsalt ennast Paide ralli sotsiaalmeedia kursis hoida ja kindlasti 22-23 august Paides kiirustada pole mõtet kuskile. Ja 101,0 MHz. Paavo Raudsepp mulle just enne kurtis, kui raske on kaasa neid megahertsi üles leida. Kesk-Eesti Tre raadio 101,0 MHz hoiab siis kõige rajal toimuga kursis, et ralli võistlus oleks ainult ootus ja mürin, vaid ka teadmine. Ja mul on veel ka teile üks üleskutse, mida pikalt on Saaremaa rallil tehtud, et üks on ka soiku jäänud, et mina see aasta Paide rallil siis tahaks selle kuldsu auhinna tagasi tuua, et mõelge siis teie auhind ja vaatame, kes siis võistlejatest see kuldsu on.